Tervist! Täna oleme Tartus ja tänane ülesanne on lihtne. Mul ei ole ei telefoni, raha, kodu, sõprade kontakte, mida iganes. Mul pole mitte midagi. Aga tänane eesmärk on endiselt lihtne. Vajan üle elada lihtsalt üks öö siin. Meil on vaja toitu, meil on vaja vett ja meil oleks vaja mingi koht, kus saaks magada, silmalooja lasta, äkki mingi vihmavari või midagi sellist. Ja ongi lebo case. Esiteks oleks vaja leida mingi, ma ei tea, 50-60 senti. Eesmärk on siis leida taarat ja lähme ostame endale veepudeli, et alustada päevaga. Tulime introt filmima siia ilusasse kohta, ainu Toomemäel, pargis, lehed maas. Ja juba leidsime raha tegelikult. Juba silmaga näed, 10 senti siin. Esimene pudel. See on tänane teenistus juba 10 senti siin 1 minutiga, mis nii viga. Kaugel tegelikult näha juba õllepudelit. Kui juba siia alla turnima tuleme, koristame juba ka natuke, miks mitte. Teeme pargi ilusaks ja teenime samal ajal raha. Näe, siin lehtede all on tegelikult veel üks pudel peidus, ma ei pannud tähelegi. 20 senti. Siin on veidi optus teile. Pargi külastusega 30 senti ja oleme valmis liikuma. Töö käib teie soos. Praegu 3 minuti palk on 50 senti. Võtke välja ja tehke järgi. Ja nii lihtne see ongi. Leidsime pudelit pargist, aga samuti seda prügi, viskan prügi ilusti ära. Teenis hästi meid park, nii et teenida meiega parki hästi. Raske on see taara korjale. Oppa, veidi ohtlik, aga väike pudel on peidus meil ja tegelikult ma vaatasin seda, aga hoopis siin veel üks. Siis saab taarat. See on juba kange poiss. Mulle sellist asja joonudki. Rich Harmony, selle prügikasti panen selle praegu siia ilusti. Aga missioon on võtta too pudel. Ma vaatan, kas ma üles üldse saan kunagi, et ei lähengi alla. Tõus on ju hull. 10 sendi pärast nii palju vaeva näha. Korralik. Rich Harmony läheb ilusti prügikasti. Kell on 16.10, alustasime 16.00 ja 7 pudelit on olemas õine. Et 70 senti 10 minutiga. Jätkame samases tempos ja täna magame kuskil hotellis äkki, kes teab. Kanget alkoholi korralikult. 3 viinapudelit, 2 viinapudelit. Joodud on siin, aga pealekalt ei ole vist rauad või ärad võtnud. Siin nagu ju pinukis siin korra ja näe, keegi veel kõnnib siin ees. See on ikka täitsa teada tuntud kala ja tara. Head vaatajad, olukord on halb. Keegi tahab rikkuda Eesti väikeettevõtlust ja lõhub nimelt taarapudelid. Ärge palun seda tehke. Silmad peab alati lahti hoidma. Praegu skenneerisin ära, et selle all on tegelikult üks õllepudelaine. Ja tuleb väike rännak ettevõttega midagi. Jätan seljakoti siia praegu ja näeme tunni pärast. Tubli. Ma näen karp väike sellest. 3, 4, 5. Vastu puud läks. 6, 7, 8. 8 pudelit. Vist kogemata kahtsin ära midagi juba. Tegeles 80 senti väikese tiiruga. Jätkame. Vesi on kindlasti koos. Veepudel on ostetud, aga õhtusöök on vaja ka laual tuua kuidagi. Tõus oli ränk. Treening ja hooaeg on siin kehva ja olen saanud väga palju treeni teha. Aga järgmised tõusud juba lihtsalt, ma arvan. Läheb paremaks. Järjekordne kurbuudis ka, et see on siis üks näide, kuidas kindlasti mitte käituda taaraga, eriti klaastaaraga, et vastif igal pool laiali ja 10 senti neile kaotatud. Jätke pudel kas või seina äärde, ideaalis prügikasti kõrvale. Küll keegi ära korjab, küll keegi seda 10 senti vajab. Hunnik on käes, aga näe, oleme siin Toomemäe varemates ja see on selline panen väikese linnukese, et kui hakkab pihma sadama, kui läheb külmaks, saame siia varju tulla, et esimene potentsiaalne õõbimiskoht on kõrva taha pandud. No nii oleme siin Kristjan Jaak Petersoni kuju juures. See mees on vähe kõvem, tema kõndis Riiga siin, ma ei tea, mis vahenditega, arvatavasti ei olnud mitte midagi põhimõtteliselt. Pani seal külmal ilmal ja lihtsalt trotsides jõudis sinna kohale. Kes teab, äkki me rannaga võtame see suvi ka selle teekon ette, et püsige meiega.
naine ütleb kodus, lähme teeme pilte, mis mees ütleb, lähme muidugi ja ongi Toomemäel väike fotosessioon. Kes korjab pudeleid, kes teeb pilte, igaüks elab oma elu. Järgmine õõbimiskoht tuleb nii lambist nagu tuleb, selline väike varemed aina, tundub väga kuiv koht. No täitsa kuiv aina. Maab ilusti alla, äkki saab mingi ajalehe tükid, paberid alla panna ja saab öö ära veeta, et selle koha jätame ka meelde. See on väga hea koht. See on väga, siin tuult ka, tuules ka kaitseb sealt äärtest. Ja tervist vaatajad, küsimus rahvale, mis kujuga on tegemist? See tähistab ühtsustunnet Eestis, et veeratati palli omal ajal niimoodi mäe otsa. Väga palju ilusad kujusid on siin Toomemäel, väga tähtsad inimesed on meil siin. Mehel on nii palju ametid antud, Hunt Priimsil on siin geograafiaga tegeles, antropoloogiaga, etnograafiaga, siin on veel ja veel. Vahepeal avastas maa pöörlemisest tuleneva jõgede vastaskallast erinevuse. Siberis käis mingi igikelt suurimas. Kaugel sina oled? Mina olen esimese ameti juures praegu. Et jõuab äkki täna teise ameti juurde ka, ehk siis näis. Alustame alguses. Alustame alguses, ma arvan, et Paher ka omal ajal seal pudeldi korjanud, aga midagi muuta tegi. Lähme ilusti Toomemäel ja kes vastu tuleb, sõber Ranno. Küsime, mis tema täna õhtuks sööb. Me veel vaatame letist, mis kõige odavam on, aga eks näeb. No tšau! Noh, mis siis täna teoksil? Kuule, täna on korralik saak, 80 senti teenitud poole tunniga. Ja mis sa sellega mõtled osta? Esimene eesmärk on vett osta, me läheme vett ostma, et saaks vett juba lihtsalt. Väga suur janu. Veidi on juba janu, aga vesi, õhtusöök ja ideaalis siis mingi magamisasemeks asjad. Äkki see hotelli, kes teab, äkki on hotelli raha olema. Riided said? Ai, ma võtsin kuradi jope kodust ikkagi. Ma mõtlesin, et ei hakanud, et nüüd läksid uuskasutuskeskud kinni. Muidu on see, et lähed paljalt peale ja see läks liiga ränke. riided ei ole, aga äkki lõpetame täna hoopis Tallinnas Hiltoni hotellis, et me ei tea, mis siin õhtu toob. Et mis siis õhtuks söötana? Ma ei tea, ma lähen venna sünnale ja lähen söön torti ja istun diivanil ja mõnulen ja... Helista mulle mingi ühe paiku, viskad aknast torditükki. Kuule, äkki isegi tulen vaatan. Aga davai, ma teen mõned joogid ja söögid ja sina kogu pudeleid ja... No kuule, äkki öösel näeb, mis seal ikka. Mulle ei ole tuli. Loodan, et saad rikkaks. Tšau! Kuna teeme üks päev vanglas. Kümme 000 subscriberit ja ma olen üheks päevaks vanglasse. See on midagi ära peidetud siia. Kinni ja igaks üks sekki. Mine lehti. Lehti koristab keegi. Puhas kraam. Vett lähme ostma kohe. Siis läheb elu paremaks. Vaatame, mis äkki õhtusöögiks saab. Arvutame midagi välja juba. Praegu võime kust kohast läbi? Lähme vaatame raamatukokku, linna raamatukokku. Äkki on seal sees mingid pudelid kuskil, et igaüks sinna ei satu, aga ma koristan taara ära. Linna raamatukogu oli kinni, aga õnneks nagu näha, kes käivad raamatukogus, joovad salajarahulikult õlli ja veel õlli. 2 pudelit linna raamatukogu eest, väga hea saak. Strateegia on tegelikult lihtne, käime baaride juures ära, kindlasti õhtul tuleme tagasi, siis pidu käib. Oleme siin naivi ees ja juba kaugelt on näha Sprite'i pudelit, nii et jälle 10 senti soolas. Lähme korjame üles. Tuleb igal pool vaatame, mis nüüd kõik olla. Kas see tegelikult seal on nagu mis seal on? Oho. See on nagu mingi jackpot. Võta Sprite ära. Kui vanasti läbi libet. Näe. Tegelikult on näha, mis siin tehti aina. Joodi viina, näe, need härrad või prauad on oskanud juua. Võeti pealekat, viinapudeli koristame ära. 10 senti saame siit. Ainaga siin peab vaatama. Ja mis nüüd tuleb? Veel midagi paremat tuleb. Tops. Ja see ei ole tavaline tops. Tartus lihtne asi. Topsi ringlus näha. Pant 2 eurot. Selle viime õhtul. Tead mul
see on hea. Me tuleme õhtul tagasi, me proovime topse saada, sest iga tops on 2 eurot. Igatahes praegu lisandus meie eelarvesse 2 eurot. Ma vist seda praegu ei saa vahetada, et see on kinni. Aga üks on kindel, me lähme õhtul topsjahti, Mõkku, Kivi, Parlu on ka. Parlu on naiiv, 4 kohta. Kui keegi on maha unustanud, keegi on jätnud kuhugi, 2 euri meie. Väga hea saab, väga hea saab. Kuule, nüüd on mingi kallis kraab. Mingi saast, ära tule. Davai. Nii, see on vist Läti kraab, ma vaatan. Taara märki pole, viskame lihtsalt prügikasti. Et jälle näpunäide vaatajale, oska ikka eestimaist kraami. Toetame endiselt seda ettevõtmisse. Nii, 2006 toodang ja tundus selline huvitav pudel Aura Ice Red Tea, sellist kujundust pole, ma ei tea aastaid näinud, ma pole kunagi vist näinud. Ja 2006 krooni aeg, vaatame, kas see ka vastu võetakse. Selline sendi värk, et 50 eegu senti. Mis ta siin on? Vaadake, iga pudeli unistus on jõudnud Taara automaati, kui ilusad sõnad. Aga miks see pudel pole jõudnud krooni ajas sinna? Loodan, masin katkil. No ei võtta vastu, sorry. Oi, see on veidi visutud. Oi, see on pahandus. Väga delikaatselt peab mõne pudeli sisestama. Masin on kiire, ma kiidan Kondrumi masinat, väga mõnus on paus. Nii, 1.20 esimene saak. Ja selle eest saame täna endale vee. Jääd ikkagi puhtuks. Ja poodi. Meil on 1.20 ja me ostame Saaremaa joogivee, mis on 65 senti Taaraga. Aga see on jällegi investeering tulevikku. Jood selle ära ja siis saab 10 senti tagasi. Aitäh. 55 senti tagasi läheb taskusse ja 1,5 liitrit pudeli, 1,5 liitrit vett olema. Kuidas siis on oma ja hea Saaremaa vesi? Valik oli õige. See läheb kotti ja sellega läheb terve ära. Seal mingid vanakene reerisid, et vilmisid neid või midagi. Jaa. Neid ei vilmita, kuule. Hakake Taarat korjama, siis vilmitaks. Poiskesed praegu. Pikema tiiru, jah. Aga võtame pikema tiiru ette ja läheb andmiseks. Otsa pidi jõudnud Londonisse. Futuristlik hoone. Väga moderne. Siit saab ka teha. Prügikastid ei ole väga kasutajasõbralikud Taara korjale, prügikorjale. Käsi võib kinni jääda. Pealt võiks avatud olla natuke rohkem. No tühjaks juba tehtud, siin on korralik töö olnud. Üks kord käisin sinna. Tead, andsin siin ühte loengut kunagi ammu. Et ma ei saa öelda, mis loeng see täpselt oli. Aga see oli äge loeng. Olid ajad? Seal klassis. Seal samas? Seal samas klassis olin, et ja ma ei tea. Kuidagi hüppasime siia üle jõe kanti. See on nagu päriselt on Mäe tänava. Siin äkki saab maja aasta minge. Sisse maksa pudelites. Ja läheb. Ja hakkan torbikuid. Kõik on võimalik. Hakkan torbikuid müüma äkki vist. Vahest ei ole siin. Hakkame motivatsiooni videoid tegema inimestele. Jah, kullakaevuriteks. 2 tonni. Ja siis õpetame teid Taarat korjama. Saate raha tagasi teenida. Ega see Taara korjamine sa vasti trennis ka, võid nagu öelda. Et sa tegeled jooksvalt trenniga või nagu
kes käib jõusaalis, kes käib Tartu linna treppe valutamas, sama asi. Aga nüüd ma olen tegelikult sellises Tartu linna kandis, kuhu mul pole üldse asja on, mis pole kordagi, ma tunnen. Et eesmärgiga tegelikult suund Hermi poole ja vaatab seal asjad üle. Ilm vist läheb natuke käest ainult, natuke tibutab. Kui läheb väga hulluks, peab varju leidma, terve öö läbi ringi liikuda, märjana on pigem halb. Aega minna ratsutama ühesõnaga, jah. Et kui väga kehvast läheb täna, siis võtab ühe hobuse ja läheme kesklinna sellega. Aga see on veel väike mõte. Mis su nimi on? Tšau, vaata kus kuulab. Nii hästi, kus siit taaratab ja kutsub. Hobuse laul on küll raske, aga vaata kus ta kutsub neid, Neid on 3 juba. Kus. Nii, see nüüd räägib. Ai, need on ju armastajad. Näe, laps tuli ka. Laps tuli ka, perekond. Tšau, oi jottu, mis te nüüd niimoodi? Kus kõrvad kikkis on? Aga kas te teate, kus siin raha võib täna teenida? No sealt on boss, ma seda venda kardan. Leo on kohal. No. Leo, sorry, ma lähen. Oi, rahu, ma juba lähen, jah. Sorry, Leo, ma enam. Jah, meil on nagu seljatagune olemas, kui asi peaks minema apust. Oleme siin Hermi kõrval Roosi discgolfi rajal ja mõtlen selles, et äkki leiame siit mõne taarapudeli. Ikka vahepeal discgolfarid äkki joovad midagi, paad prügikasti. Et proovime oma õnne. Küll tegelikult on selline koht, kui isegi võiks magama tulla õhtul või. Et siin on mingi kunstmuru või mingi valgustus või sellist lukus on. Ma arvan, et see on ikka lukus ja ma tõmban seda valesti. Ta on ikka lukus sealt seest. Siin jalkaväljak. Jalkaväljak on siin. Et siia kuhugi magama tulla, see on nagu selline 3. variant praegu, mis jääb siia kuklasse. Praegu otsime ikkagi raha, aga magamiskoht väga juba üsna potentsiaalne. See pikk jalutuskäik siia Hermi kõrvale tasus ära, sest kes tahab nüüd discgolfaritest üles tunnistada, et läksid diskijängi, tegelikult võid õllet jooma ja jätsid veel veerand alles ka. Aga 10 senti jälle olemas. Oleme siin Roosi discgolfi rajal ja siin juba mõned inimesed läksid ära, viskasid joogi ära, ma juba nägin, et siin on potentsiaalne see ja juba on näha. Õllet on ju juuakse siin Red Bulli, isegi discgolfi ketas on, et saame selle äkki maha ärida. No kaikki on visatud. Jõud on liiga palju kätes olnud, aga ma juba näen siin kuradi 6 pudelit, et siin hakkab päris kütma lihtsalt. No loeme huvi pärast 1. Õllet jäetakse alles, ma ei tea miks, mis mood see praegu on. Ikka see taha sinna. Vastu vaadi. Ilusti 3. Holstenaine, 4. Mingi Saku aissi paugutatakse siin. 5. 6. Arctic Sport, ikkagi spordimeeste jookuga toodud. 7. Väike kalviga õlle, 8. 9. Ongi nagu olemas siit pealt, et me päris sukelduma alla ei hakka, ma arvan, et saab veel. Aga praegu 90 senti jälle mingi minutiga nii-öelda, kuigi me kõndisime seal päris kaua. Tänan päeva parim tulemus. Roosi discgolfi rada, park. Hermi ees oleme siin, tegelikult meil on kutse ka tänasel õhtusele kaalaüritusele, aga mis kähme ronima. Vaatab, võib lõhtu käib läbi, võtab süüa midagi. Aga selline kultuurne taara korjamine kasja juurde. Seal on maja prügikastid, vaatame ümber. Väga ilus koht, kõige ilusam koht, kus ma olen kunagi üldse taarat korjanud ja ma näid täna korjan, nii et see on päris hea. See on kunst. Et taara jumalatele ei õnnistu. Silma tõmbas küll tegelikult täitsa pimedaks tähtel Arturi minema pärast teha. Aga olgu nüüd taarat ka siin, sest jumalatele sai need sooviksid ära antud. Noored jõuavad vist puust. Siin noortel on jah, keegi näeb pitsakooriks söömata. Nii nälga ei ole. Sööge ära see pitsakoorik, kurat. Siin on näha pudel pingi peal, 2 inimest seal. Tehke Tobi rutt ära, et me saaksime 10 siin. Siin võib isegi saada midagi, jah. Siin muidugi, ma ei tea, see voolik viib ka kuhugi täna. Ja seda võime ka nagu jälitada natuke. See võib ka nagu kuhugi viia. Ei tea veel, mida see teeb, aga küll me sellega teha saame.
et pärast paneme tegelikult võrdlusesse. Ühes käes on traad, mingi alla hinnatud, nüüd 50%, mis ta tuleb pärast 10. Teises käes on sul topipakk. Et prioriteedid. Meie järgmine prioriteet on söök, see pidi endale sisse. Et praegu on tegelikult siin mingi 50 taarat. Pärast 10 või pärast 9 saab ikka mingi Selveris või kuskil hea hinna eest selle praegu. Väsitav või? Kõige kerged üle. Kus me sõidame nüüd? Tagasi kesklinna. Saime Ermi tiiruga siin mingi 16 pudelit, 17 pudelit umbes. Viib taara ära. Tegelikult on juba siis sul, meil on üle 2 euro tegelikult, päris hea. Et ruttu saada kesklinna tagasi, peame veidi pätjust tegema, ärge seda kodus järgi tehke. Sõidame jänest. Taara kott käes ja samal ajal jänest sõita. Võt see on üks kombo, milles pead elus ära tegema. Parastame selle Deso pudeli siit ära endale. Joome õhtusid. Aga nüüd on probleem, kui tuleb praegu kontroll, mul ei ole raha kotti, mul ei ole mitte midagi, mis tõestab, kes ma olen. Ma ei tea, mis ma lähen sinna, ütlen, et ma olen see vana ja kus elad? Ma ei elagi kuskil praegu. Et kui kontroll tuleb, siis tegelikult on probleeme mitmeid. Eks näis, kuidas see laheneb, aga ma ei usu väga, et aga vaatame elama. Kus mask on? Soovitata. Neid ei ole kahjuks. Pole raha. Ma pärast ostan poest. Puru selle taaraga. Aga hetkel riideid me ei pidanud ostma. Ja, see oli ju. Ja varem me sõime ikkagi, kõht oli ju täis. Kõht oli nagu täis. Said nagu unetunde ka, oled nagu välja puhanud. Et nagu minek siia tänavale nii-öelda elama seda ühte üle. Et sellise stiilis, nagu me täna läksime, kindlasti väga lihtne, et ma ei kujuta ette, kui raske võib olla siin inimestel, kes on nädalaid, kuid, isegi aastaid. Et nende on hoopis teine teema, et täna selline eksperiment pool lollitamisega. Aga ikkagi nagu mingi maigu saab kindlasti kätte ja saad nagu perspektiivi paremini panna, kuidas see elu käib siin tänaval. Ja teistpidi, ega oleme saanud ju pesta ja meil on ju... Me ei haisevat, et selles suhtes me saamegi minna mingi poodi, me saame minna mingi hoone sisse ja siis ei tule turvamees, et mingi ära. Et me näeme nagu enam mokid välja arvatud see müts. Ja meil on tervisekindlustus. Jah, kõik on nagu olemas. Huvitav fakt kõikidele Rannamaja sõpradele. Täpselt samasugused kaamerad olid ka Rannamajas. Ja väike mees seal siis taga opereeris, suumis sisse, suumis välja. Et praegu kindlasti meid vaadatakse. Ja mis selle nimi on? Mulle Igvision, jah, nagu ma näen. No kuidas oli bussisõit siis? Väga mõnus oli ja tasut oli. Aitäh, Tartu linn! Jah, sinus on oravat, vaata kui tore. Kõnnid rahulikult siin tänaval, tegelikult elu on pigem tuksisaine. Korjad taarat, et ellu jääda, siis mingi inimene näitab näpuga ja naerab ka süle veel. Ma naeran tema jälle hoopis. On hea, jah. Astu nagu gängster, astu nagu gängster. Astu nagu gängster, astu nagu gängster, astu nagu gängster. Nii, korjasime taarat, siis tegelikult leidsime sellise huvitav asja nagu genialistide toidujagumispunkt. Ja siin on näha, et tegelikult neid on Tartu linnas veel. Nii et võib-olla äkki leiame isegi siit mingi toidu. Et väga lihtne loogika tegelikult, jaga toitu, ära raiska seda. Kui sul hakkab mingi kuupäev otsa saama, sa tead, et sa ei söö seda ära. Väga lihtne. Saad siia tuua, siin on isegi külmkapp. Ma seda ei oska tegelikult toodata, aga loogiline. Aga okei, siin on tühi. Kõik on ära toodud või siis keegi ei raiska toitu, väga hea. Vaatame sügavkülma kõigepealt, täiksime friikartuli. Okei, aga kas külm on sees või? Ei, külm on sees, ilusti. Elekter on taga ilusti. Aga äkki külmkapis on midagi. Olgu, ühesõnaga Tartu inimesed on praegu vist väga keskkonnasõbralikud, söövad kogu toidu ära. Aga ühesõnaga, kellel on mingit toitu, tooge siia. Keegi, kellel on äkki näpud põhjas, saab säästa raha. Teie samas ei raiska seda toitu ära, ei viska ära. Kes läheb rahulikult teidile, kinni mõnus, äkki väike vein ja vine, kes korjab taarat, et täna üle elada. Veini vist osta ei saa veel.
ma ei teagi, samas me võime ka teha midagi romantilist. Väike odav vein, äkki tuleb raha kokku, enne 10 jõuame ära osta. ei ole. Tervist! Võib-olla rääkida natuke? Võib võtta. Kuule, ma korjan ka täna taarat siin, sa tead, mis koht hea on või? Ma ei tea, ma arvan, et võib-olla siin selle maja nurgas ikka võtavad vastu. Aga mingit kohta, kus magada saaks öösel, on mingi kuiv koht hea või? Kus sa oled, oled mingi? No mina olen oma kodus. Aga kuskil soovitada või oled olnud? Aga no, soovitada, mis ma oskan öelda? Noh, sõltub sellest, milline on teie väljaminek või sisse tuleb. No praegu meil oleks vaja väljas ikkagi magama, me saame papitükid endale perse alla panna. No kehv, aga lihtsalt kuskil nagu vihma sajaks või midagi sellist. Mina ei oska muud midagi öelda, kui noh, minul on nii kitsas elamine. Ei, me ei hakka nii Ei, ma lihtsalt mõtlen väljas. Aga no üldiselt, väljas kohe. Jah, väljas. Noh, ei oska nagu, praegu on ikka ööd nii külmad, et ega ikka üldiselt parem minna kuhugi ülikooli ühikasse ja ütelda, et te olete üliõpilased ja Krutskeid täis plaan. Noh, ja ütelda, et te olete üliõpilased ja näitate üliõpilaspiletit ja ütelge, et andke meile mingi kuiv nurgakene. Ei, kaval mõte tegelikult. Omal ajal sai krutskeid tehtud. Ei no ma tegin surnuaia korda ja kodukennuse korda ja ühe poe ees ja selle korda ja. Tubli mees. Ei no peab süüdma. Ei no peab tegema muidugi. Jah, ega peab võimlema ja tegutsema. Voidid sooja ja liigesed. No jah, sest vaata, ma tulin kah, saatsin ühe naise tead sinna sünnitusmajja tead ja siis tulin mäest alla ja tegin rattaga hirmsa salto. Aga näed, nüüd on puus valust. Sa oled lossimeest, kurat, kus kohas? Ma elan seal üleval. Surnaja väravas seal. Oota, korrasid ka kõik sul? Ja. Ega no nii hull ei ole, ega siis, ega inimene peab võitlema oma tervise. Jumala õige. Aga me ei hoia seda kinni ka. Kuule, ole tubli, aitäh sulle. Legend, Erki Hüva, kes teab seda miljonimehena, kes iganes siin juba Tartu tänaval, noh, tavaline nähtus nii-öelda. Ja tõesti tegelikult, mis siin on, sümpaatne mees. Vaata, kus tarkust eri võib tulla igast keeles, igast otsast. Vana võib rääkida sellises keeles, et ei ole isegi kuulnud seda varem, et tegelikult ju on haritud mees, aga lihtsalt elutee on olnud konarlik, veidi ebaõnne kindlasti, et selles suhtes jah. Et taarautomat on siinsamas tegelikult. Kuigi väga pime ja kõhe tunduks. Siin saad veel molli ka. Näe, automaatli siin. Hakkame järjest kütma. Et Erkiga jah, ikka kes Tartus on arvatud, mõni on olnud või joonud, et seda ikka näed vaid vahele. Tegelikult ju halba ei taha. Mehel on oma elamise olemus, meeldib kuulda. Tahtis juba ma arvan külla kutsuda praegu meid, et meil nii karm päris ei ole. Oli väga tore näha, et mees oli valmis pannikus. Ai, vana Läti kraam. Ja korjasimegi Läti kraami üles. Korjan küll. Aga siit on vaja üle 1.50 saada, siis oleks nagu hästi. Siin on praegu kõik diskonfi mängijate taarana. Seal võime tegelikult korralikult 1.10 koos. Veel tuleb asju. Väike premm, aga alkoholi vaba. Vett. Veel vett. Tegelikult on 1.60 koos. Siin on peidus meil üks tops, mis seda ära tulla. No kuule. Ai, nüüd on ju see petekas. See on jälle see. Aga alati peab vaatama, see mõni inimene on väga lais lihtsalt olnud. Ei viitsi lihtsalt seda panna, aga ei midagi. Võtke tšekk. 1.60, lähme kasseerime ära.
vaata, misuke kullamaak mul on. Toho. Erki äkki oli siin. Kus selle siis? Näed, misuke kullamaak, tead leidsin. Kus sa selle said? Leidsin. Uskuma peab. Jah, väga õige. Uskuma peab, jah. Aga vaata, niisugused imelikud tüdrukud on Eestis, et tead, üks viskas oma kindad ära. Nii, seda esiteks. Viskas kindad ära. Siis viskas jope ära. Mina sellest aru ei saa, et inimesed nagu tead, noh, küll suvel ma saan aru, et magavad surnuaias näiteks. Aga üldiselt surnuaias on väga ohtlik magada. Tartus on üks niisugune hoone, mida kutsutakse see, no see kodutute varjupaik või noh, ühesõnaga see. Jah, aga no seal on tead niisugune kaader koos, et mul tulevad hirmujudinad päeva, kui ma mõtlen, et noh, et ei saa naisest lahti. No ongi nii karm. Täitsa hull, noh. Aga meil ei soovita sinna minna siis? Et sinna ei lähe? Pigem silla alla magame. Mitte silla alla, aga parem juba mingisse sooja kohta. Siin on Tartus need üliõpilasklubid, täna on laupäev ka. Ma ütlen, see samune, noh, Savood on lahti, ma ei tea, kas 4 või... Et saame nagu sooja sulle käimise, ostame ühe õlle viisakesest. Ja see on see, noh, siin selle alguses on ka see... Pirogovi... Noh, Pirogovi lokaal, jah. Ja niisugune tead, noh, need on ikka niisugused kohad, kus saad ikka soojas olla ja ma imestan seda, et tead, mõni inimene tead, eks ole, no üks oli seal ka Peetri kiriku eest, tead, istub seal, joob oma pool liitrit viina ära ja siis tead... Külmetab. No jah, aga no tead, ega mina ei saa kah, nagu ütelda, midagi teha nendele niisugustele, noh, inimestele. No iga üks... Sellepärast tegelikult on olemas sotsiaalabiamet, on olemas ühele lausa, oli niiviisi, et surnuaia direktor istus ja pakkus seda apostli õlut ja siis no hää küll. Õlut ka või? No jaa, no see oli nagu tema töötaja või. Aga siis töötaja võtab välja tead oma selle, noh, mis nad siin kutsuvad, see raketikütus, see pudeli, no ühesõnaga tööstuslik piiritus ja siis paneb selle terve pudeli ja... Juba kõik teist. Kas käibki siis niimoodi, et juuakse see pool liitrit viina ära, eks ole, ja alles siis sa saad magama? Ei, no hää küll, no ega võib-olla mõnel tõesti on nii, sellepärast, et näiteks mina tean seda, et Soome absoluutsed alkoholirekordid on, ma ütleks, 9,9 promilli või kuskil 10,2. Inimene peaks ammu surnud, on täitsa hull. No Eesti inimesed küll, aga tuleb arvestada sellega, et nii nagu valu teeb viinast vee, nii külm kah, nagu ütelda, külmaga ei hakka nii ruttu pähe, aga vot siis peab mõtlema selle peale, et temperatuuri vaheldus. Et kui jood väljas, ütleme, pudeli viina ära, aga vot siis lähed sooja tuppa, no see on küll nii. Et no näiteks, mis vahe on masohistil ja sadistil? Ei tea. Sadist teostab oma röövelliku unistuse, aga masohist peab seda kannatama. No mina soovitaks kasvatada kultuuri, harida ennast ja kõige tähtsam võtta ka uut aastat väärikalt vastu. Teiste sõnadega, mitte ennast aastavahetusel surnuks juua. Alati peab olema inimesel vähemalt see tunnetus, et ta ikkagi, vot tegelikult on niisuguseid raskeid aegu mul ka olnud, et tead, oled tead üksinda kodus ja eks ole. Ja tunned, et tead, et süda hakkab seisma jääma. Vaat siis ei julge magama jääda. Ja no siis leiad endale midagi meelepärast tegevust. Aga noh, siis on need, et noh, et kuidas sa naabritega läbi saad. Ja no, siiamaani oleme saanud ja nüüd on paremaks läinud,
no meie maja on ehitatud 1905 ja seal on nii palju inimpõlvesid ja inimesi elanud, et aga noh, praegu on nüüd niiviisi, et noh, osad räägivad, et eks ole, et noh, et mis teil viga, noh, et teil on tead, noh, oi sa kaeva. Et mis teil, jah, et mis teil viga, eks ole, et teil on 3 tuba, 2 koridori, välikemmerg ja kuur ja no küll, aga ahju tuleb ka talvel ikka mõnikord kütta ja soovituslik. No jah, aga no üldiselt alla 5 kraadi ei soovitaks nagu toatemperatuuri lasta. No see on nüüd karm pigem. See on juba väljas oled. Küll, aga noh, ega talvel ikka, kui oled ikka üle elanud siin 78. aastal -38, siis see ei ole midagi. Seda ei ole tundnud isegi. Seda ei ole oma nahal ja tundnud. Ja, aga vot see on, et alati ei või endale kassi koju võtta. Kuigi ta on soe ja karvane, alati ei tohi kassi koju võtta. Mis ta siis halba teeb? Noh, vaata, kui on inimesel kodus näiteks tead... Vaata, kui on inimesel kodus tead elektrooniline pill tead näiteks ja võimendus on sisse lülitatud nii, et kohiseb tead. Aga kui siis kass läheb, paneb ühe soolo ära tead. Ja siis võib kindel olla, et mine sa tead, viskab tal tead selle nii-öelda kontserdi ära, kassi kontserdi, vaata siis tead. Läheb oma teed, tal ka oma. Kontserdi mida, sa seda mäletad YouTube'is, kui sinust tehti see miljoni võtta. Ja mäletan. Ja. Mine perse, kurat! Miljon, võtte, miljon! Kuidas sulle meeldis? Ei, noh, see on väga hea, ega see, mul selle vastu midagi ei ole, sest no see oli ikkagi vaimustav vise, sest ega... Siiamaani silmis. Igatahes sellepärast, et ega niisuguse liikuvad randuleti pealt panna ikka 3 punkti korv, tead, see on ka kõva sõna. Erki, sa oled ise jumala kuldsuu tegelikult, sina räägidki verbaalselt, sa oskad nii hästi sõnadesse panna selle kogu asja. Noh, eks ma ikka, vaata, ma olen nagu üksik laps ja siis kodus kellegagi rääkida pole, siis noh, kogu aeg üksinda endamisi sa räägin. Ja nii need sõnad ritta saavad. No jah, aga ma olen ikkagi loomingut ka teinud. Kirjutanud kuskil, mina ei mäleta enam mitu luuletust ja sellele tüdrukule kirjutasin haigusnovelliga. Aga no hää küll, ega ma ei kritiseeri ühtegi rahvust, ühtegi rassi ega ühtegi kedagi muud, vaid ma ütlen, et friendship is overall. Erki, tead, mis ma nüüd räägin? Täna oleme mingi 3 tundi taarat korjanud ja me oleme teeninud 2 eurot ja 10 senti. Sul läheb pa rohkem aja seda, ma arvan. No küll. Me leiame midagi muud. Küll. Ma peidan ruttu kotti ära. Peida muidugi ära. Et kindlasti osta süüaga midagi. Osta sellest süüaga midagi. Täna oli seal, tead see, see, oi jumal, see taarapunkt kinni jälle tead. See on lahti siin kaas. Jää terveks mu armas Eestimaa rand, jää terveks mu armas Isamaa, oili, oila, jää terveks mu armas Isamaa. Aga hää küll, väga suur tänu. Mul on veel palju laule, aga no hää küll, ega siis kõige tähtsam on see, et friendship is overall ja friendship is stayed. Tulime tegelikult ju heast tahtes taarat viima, et osta endale süüa, aga näe, kokku sattusime Erkiga, kellega jutustasime siin kuskil 20-25 minutit, väga palju tal rääkida. Ja mehel oli tegelikult ütles, et kui te saate aidake, andsime talle selle kõik raha ära, mis meil oli, nii et me oleme tagasi alguses. Tänane 3-4 tundi kogutud taara on läinud ja alles jätsime tegelikult selle naiivi topsi. Nii et 2 eurot on nagu potentsiaalselt olemas, aga nüüd lähme poodi Go-Marketisse vaatama, mis on kõige odavam mingi toidutoode, mida me saaks õhtul osta. Et siis paneme endale eesmärgi ja kogume selle nii ruttu kokku kui võimalik ja saame sõõnuks lõpuks. Oh shit, here we go again. Sind armastan ma järjest ja... No see sai 45 senti päts ledu. Et tore, kui te ikka meid näete, julgelt võid rääkida meiega, et ärge karke. Aga on praegu kehv olukord, ma 0 eurot, ma andsime Erkile selle 2 jõuki ära ja kesklinn tagasi. Mitte küll Toomemäel, aga nüüd juba panustada sellele, et inimesed joovad väljas.
kilo on ainult €0.09. Võtame siit mingi kõige odavam vesi, mis siin oli, 29 senti, see oli 1,09. Ehk siis jah, euro, me tahtsime euroga tegelikult loteriit osta. Ja ütles, et noh, soojene natuke, liigume edasi, väga meeldiv niimoodi.